Mänguplatsil hakkab elu keema juba enne, kui päike oma esimesed kiired üle härmavaibase metsaviiru sirutab. Ja kohe läheb kakluseks, et võita silmapaistvam koht. Kõige kõrgem ja avalikum rabametas. Käib ju kogu see etendus selleks, et kanadele muljet avaldada ja paaritumisõigus saada. Kui kuldsed päikesekired ulatuvad kuke härmast kuube sulatama, juhtub midagi erakordset. Ühtäkki valitseb platsil täielik vaikus. Nii seistakse liikumatult päris mitmed minutid. Šoti jahimehed kutsuvad seda tedre hommikupalvuseks. Kui enne avalgust tehtud patud kahetsetud, võid veidi keha kinnitada. Suureks madistamiseks ja padisemiseks kulub kõvasti energiat. Kaklused võivad olla vägagi verised, teineteiselt sulgede kitkumine käib asja juurde. Ehk neilgi armid kaunistavad sangarit. Pärast paari tundi hakkab võitlusvaim vaibuma, kuid kudrutamiseks jätkub veel jaksu. Vana kukk püüab seda eriti hoolsalt teha, et oma puuduvaid sabasulgi vähemalt mingil määral kompenseerida. Ilmselt on see noor kukk, kelle uhked sabasuled veel täies komplektis, ühel päeval tema asemel kiivalt kaitsmas seda rabametast teiste poksihimuliste eest. Kui nüüd tundub, et asjad said selgeks räägitud ja päevakaar järjest kõrgemal, võib vaikselt toidulauale lähemale hiilida. Külmakrõbedad rabamenni okkad sobivad imehästi. Kui esimesest boksiraundist on möödas juba mitu head tundi, saabub taas vaikus, mõned üksikud häälitsused, kuni ühtäkki koos lähedale rabakaasikusse lennatakse ja seal kasepungadega edasi maiustatakse. Suur päevatöö sai juba hommikul tehtud. Selle kukeboksi märgiks jääb lumele väike suleke. Ja nii aastast aastasse, sajandist sajandisse ja tuhandest tuhandesse.